No tere taas, nüüd meil detsember on käes ja terve Eesti on mattunud paksu lumekihi alla ja lõpuks ometi korraks nüüd detsembris tuli ka päike välja, mis kohe ka meelitab aeda toimetama ja loomulikult olenemata sellest, et aed ju magab ja lumi on maas ja külm on ka, siis tegelikult on ikkagi üht-teist aias teha ja kindlasti, mida ei tohi jätta hooletusse, on see paks lumi siin kasvuhoone katusel. Mina olen tegelikult seda ja ma olen lumine. Seda riski juba varasematel aastatel hinnanud, kui paksu lumekatet minu kasvuhoone katus kannatab ja võin öelda, et kuna ta on sellise kolmnurkse kujuga katus ja hästi ehitatud ja kui ma olen ise kodunt eemal olnud, siis mitte midagi pole juhtunud ka siis, kui ilm on läinud sulale ja momentaalselt see lumi muutub hästi raskeks ja võib teha viga. Ohustatud siis selles, et nende katus ja kasvuhoone kokku kukub, no esimesena langevad ikkagi need kaariakujuga katused, millel on alumiiniumist raam. Kui ma vaatasin ka, mida teised head tuttavad aednikud teevad, siis leidsin, et nende lemmik tööriist lume alla ajamiseks on ikkagi seesama vana hea murureha, nii et ei pea selleks ka eraldi tööriista tegema. Kindlasti tuleks selle peale mõelda, kui teil on kasvuhoone esimest aastat, siis teile kindlasti ärge jätke nii paksu lumekihti, sest et te ei tea tegelikult, minul on ta ehitatud polükarbonaatplaatidest ja üsna jämeda puidust raavi peal. Ma tean, et midagi ei juhtu, aga siiski ma ei hakka ka oma õnne enam testima ja et ma ikkagi ajan selle lume alla. See on selline mõnus väike tegevus värskes õhus. Praegu ei ole ka väga külm, et termomeeter näitas ainult -6. Aga tegelikult selleks, et meil oleks mõnusam kasvuhoone sees kevadel uut aastat alustada, ootan mina ära suuremad külmad enne, kui ma lume sisse viin. Et ka mulle meeldib ka lund viia kasvuhoonesse sisse. Aga kes on mu videoid vaadanud, teavad ka, et mul on mõned kahjurid, kes siin elavad, kelle arvukust ma siis proovin just talviste miinuskraadide abil vähendada. Nii et talvine kasvuhoone hooldus ei ole ainult see, et tuleks katuselt lumi alla ajada ja mina jätan ta siia samasse maha, sest siit samast kevadel viin ma ka ta uksest sisse. Vaid teine asi on ka see, et kui teil on kahjuri probleem ja te kasvatate otse mullas, siis võiks käia talvel ka kahjureid kiusamas. Nii, ma panen oma truu murureha nüüd siia ja vaatan, mis ukse lahti saan. Ma olen seda ammu avanud. Õnneks sain, ei olnud kinni külmunud. Kes on mu teisi videoid viitsinud vaadata, teavad, et ma ei kasuta sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja proovin niimoodi oma tarkuse ja jõuga hakkama saada. Siis kahjurid, kes mul siin vahetevahel kipuvad elama, ei saaks siis kevadel kohe hakata minu saaki kahjustama. Sellepärast ma jätsin ka selle mulla siin sügisel läbi kastmata, et oleks natuke kuivem, mis tähendab seda, et kui nüüd on -kraadid, siis see muld ei lähe kõvaks. Ja ma saan seda tegelikult väga kergesti korra läbi kaevata. Siin samas nurgas oli mul sügiseks teinud endale kodu päris mitmed kahjurid. Hiljem tuli mul siin kedriklest, siis siin paprika peal, täpselt selle sama koha peal, olid mul lehetäid ja siit vahepealt ma leidsin ka ripslase. Ja nüüd, kui on praegu tegelikult alles esimesed korralikumad külmad, öösel näitas korra -8, siis ma vahepeal, kui on ilus ilmpäeval ja mul on kohvipaus, siis ma tulen õue ja natukene liigutan seda mulda. Ja sellega ma käin neid kahjureid, kes siin talvituvad, neid natukene kiusamas. Et kui nüüd tuleb uus külm ka peale, siis nemad siin hukkuvad ja mina saan ilusti kevadel jätkata puhta mullaga. Ja sellepärast ma ootan ka talvel lume kasvuhoonesse sisse toomisega. Sest kui ma praegu siia lume peale paneksin, siis ma tagaksin neile kõige meeldivamad tingimused talvitamiseks. Aga see siin ei ole mitte mingisugune hotell, see on minu kasvuhoone. Ja siin ma kasvatan ka oma perele toitu, mida me sööme. Ja sellepärast ka just peamiselt ma ei soovi üldse kasutada sünteetilisi taimekaitsevahendeid, vaid proovin selliste nii-öelda looduslike meetoditega hakkama saada. Üks asi, mis ma veel teen, on nüüd see, et ma ei pane enam seda lükandust üldsegi kinni, vaid ma panen selle suvise ukse ette, kuna nüüd ma tahan,
et ka see kasvuhoone saaks täiesti vabalt tuulduda ja mul on tehtud selline ajutine uks, mis käib ilusti siia lükanud ukse ette. Oi. Ja see on sellepärast tegelikult aukudega, et mul kassid siia sisse ei saaks, et üks pahalett on minu enda kass, eks ta on üks paras siga, eks ta nimi on ka Nutsu, aga ka meil on siin mitmetel naabritel on kassid, siis ma panen selle ette, siis kassid ei saa siia kuiva mulla sisse minna mingit pahandust tegema, aga kasvuhoone saab ilusti tuulduda. Ja kui kevad on käes, ma arvan kuskil, võib-olla isegi veebruaris-märtsis, siis ma juba hakkan lund ka sisse viima, sest kõige parem alustus tegelikult on ikkagi lume sulamisvesi. Nii et ka talvel, kui on paks lumi maas ja külm on, eks ole, siis tegelikult leiab ikka põhjuse küll, et tulla õue ja hoolitseda oma kasvuhoone eest, et ta kevadel oleks ikka ühes tükis ja terve ja kahjuritest puhas, et uuesti uut hooaega alustada.